Ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset videot. Seda videot ma olen nüüd natuke aega ikka edasi lükanud, võib-olla aasta, võib-olla 2, võib-olla rohkem. Ei tegelikult nii palju ei ole, aga ikkagi hakkan rääkima siis dieedist ja kuidas siis mina tahaks suveks paremasse vormi saada ja see oleks vast tore, aga ja eks olen kuulnud ka natuke võib-olla sellist asja siin, et sina ju spordimees ja sul ju pole probleemi, et tegelikult ongi niimoodi, et mina ka ikka tavaline inimene ja et mul on sama raske oma 2 käe ja jalaga nagu kõigil teistel seda asja siin korraldada, et ei tule mul suugi niisama lihtsalt need asjad, et näitena võingi lihtsalt tuua, et mõni öö laps ärkab, ajab une ära seal 4:30. Ivo enam magada ei saa, samamoodi lähen ju tööle, joon oma kohvi, teen 8-10 tundi seal tööd, oleneb päevast, õhtul pean minema trenni. Ilmselgelt hea ei ole olla, kui mingi 4 tundi seal magatud on ja ikka retsin ja teen oma asjad lõpuni ja et jah, minus ei ole siin mitte midagi erilist, kui keegi seda arvab, et võib-olla lihtsalt seda tahtejõu poissi on siin veits keskmisest rohkem antud, on ju. Ja ühesõnaga tükk aega olen ma siin olnud 100 kilo ja 98 kilo ja siis jälle lasnud jälle üles ja mõelnud, mis ma siin ikka pingutan, on ju, et tore on ju sauna teha ja õlut lasta vahepeal ja tavainimene, nagu ma räägin, oma kaalu ja muu elu probleemidega kaamera ees jutt ei jookse ja mida iganes, on ju, vahepeal. Ja seekord tuli ikkagi selline plaan, mõtlesin, et nii Ivo otsib munad püksist üles ja ei hakka siin enam põdema. Ja kõigepealt tegin sellise asja siis, et oli mul jõulupuhkus, mõtlesin, et hää küll, teeme siis asja ikka huvitavamaks ja raskemaks. Ja siis panin ikka põrsast korralikult, jõin purju kõvasti jõuluajal. Ise jõudsin ikka voodisse pikali kogu aeg, ei ole hullu, aga jõin ikkagi. Ja ei hakka siin valetama üldse. Muidu selline joogimees ei olegi pühade ajal ikka tulistan vahepeal ja mõni sünnipäev ka ikka. On 4 vedu sees võib-olla. Ja ühesõnaga, mis ma siis tegin? Lasin oma kaalu 99 kilo pealt meelega. Pressisin selle sinna 104 peal ikka, sõin korralikult kartulkapsas, verivorst ja muud vägijoogid sinna lisaks, nii et silm läikis. Ja siis selle 104 kilo pealt on nüüd päris tore teha oma nii-öelda videoseeria, mis mul siis plaanis on ja oma challenge'id ka, et kavatsen siis suveks vormi ennast ajada. Nii. Ja arvan, et iga kuu tuleb ikka vast üks video selle kohta, et kuidas mul siis läinud on ja kuidas see immuunsüsteem käitub ja kuidas see vorm siis tulema saab, et ja mismoodi ma toitun ja olen siin ja et miks ma seda üldse teen, ongi niimoodi, et on mul tuttavaid jõusaalis tekkinud ja on mul vanu siin tuttavaid ja nemad räägivad ka, et saavad 5 kilo maha näiteks ja rohkem ei tule mitte kuidagi, et Ivo astubki siis mängu ja näitab umbes kuida asja võiks teha ja hetkel siis minul on selline geneetika, et kalorid on kuskil seal 2600 peal. Olen kuulnud, et mõned naisterahvad söövad sama palju, kes tublid on, vahet ei ole. Mina olen siis selle kaloraaži peal hetkel saanud 102 kilo peale. See kaal on mul alla läinud 2 kilo 3 nädalaga ja puhkepäevadel siis on kaloraaž seal kuskil sott vähem äkki 2500. Aeroobset kokku teen 15 minutit päevas, mul on 4 trenni nädalas jõutrenni ja iga päev siis 15 minutit aeroobset hetkel ja selle peal kaal on nagu langenud ja kus ma tahaks teha seal pool tundi või tund aega päevas ja näha, kuidas see kaal lendab ja kukub ja küll oleks tore, aga ma meelega hoian ennast tagasi, sest mina juba tean, et mida vaiksemalt see kaal
alla läheb, seda paremini ta sinna püsima jääb ka. Et vot selline lugu on, et see, ma ei tea, 5 või 10 kilo kuu või pooleteisega suht sama kiirelt kipub vahepeal tagasi tulema, sest inimesed ikka murduvad ja viisakalt ei oska seda kuidagi öelda, et perse see asi lähebki. Ja noh, mõtlesin, et kiirelt paarist asjast räägin veel, et mis mina siin nagu kuulnud olen ja et ma olen siin ikka inimesi saanud aidata ka oma 8 või 10 trenni aasta jooksul, mul täpselt ei ole meeleski, aga hästi palju olen siis seda kuulnud, et tahaks vormi ära saada ja siis enam trenni ei viitsi teha. Et noh, see oleks nagu selline kõigi unistus. Ma ajaks isegi ennast vormi, ajaks oma sixpackid ette, rinnalihased triibuliseks ja jalad ja kõik ja siis enam trenni ei läheks. Nahhu vaja, et iga üks unistaks sellisest asjast ja siinkohal ma ütleski lihtsalt ära, et edu teile kõigile, kes te nii arvate, et tehke proovi, kindlasti soovitan proovida, et omad vitsad piksavad kõige paremini ja jätavad kõige paremad triibud ja nii ongi. Ja noh, lihtsalt selline asi ei saa toimida mitte kuidagi, et nii kui sa lõpetad selle toitumise ja treenimise ja liigutamise, siis kõik need kilod, mis siis maha on läinud ilusti, praegu ma siis räägin nagu maha võtmisest, või siis mõndade inimeste puhul on see, et neil on jõle probleem, et nad ei saa seda massi juurde kuidagi, vahet ei ole. Kui see töö lõppeb, siis need tulemused ka kaovad, lihtsalt nii on, kui ei usu, nagu juba ütlesin, omad vitsad, kõige paremad. Nii. Ja teisest asjast tahaks veel rääkida, see on see, et ei viitsi trenni teha, et tahaks lihtsalt dieediga vormi ajada, mitte siis nagu tervisliku toitumisega, mis toetab võib-olla seal igasuguste hormoonide tasakaalu ja et lihasmassil toitu oleks, aga et hakkame dieeditama ja selle dieedi siis teeme seal niimoodi, et noh, näiteks võtame mingi tavalise Malle või Kalle, see on siis seal kontoritöö peal ilusti, aastatega on oma tervise ilusti pekki keeranud, sööb seal võib-olla 2000 kuni 3000 kalorit keskmiselt päevas, üldse ei liiguta ennast ja siis järsku tahetakse siis vormi saada. Ja ongi niimoodi, et ma ei viitsi mitte midagi selleks teha, ma ei viitsi kõndida, ma ei viitsi tõsta mitte midagi. Kõik, kes trennis käivad, on peded ja jobud, ainult imetlevad ennast seal peeglist ja kõige hullem variant on see siis, et näiteks elukaaslane kellelgi tahab trenni minna ja siis hakatakse kadetsema, et miks sul on vaja sinna minna sebima kedagi ja seda seal tehaksegi, seda seal saalis kindlasti tehakse. Seal on jõhkralt aega sebimiseks, kui nagu üks tõsine trenn käsil on ja nii ta ongi. Ja ühesõnaga see selleks võetakse siis ja kukutaks diiditama seal 1500 kalori peal, 1200, 1900, ma olen kuulnud 800 ja alla selle. Ja siis hakkavad tulema igasugu jamad, igasugu liigese probleemid, mingid depressioonid, masendused, inimesed tahavad ennast ära tappa, ma ei tea, mida iganes seal on ju. Et tehakse üks väga-väga suur karuteene endale selle ainult dieeditamisega. Kõige idiootsem asi, mis mina olen kuulnud, üks meeste rahvas siis otsustas, et tema ei söö üldse. Ja ostis endale valgupulbrit ja jõi hommiku, lõuna ja õhtusöögiks valgupulbrit. Ja selline siis oligi tema siis nagu päevatoitumine ja kui ma sellest kuulsin lihtsalt, ma mõtlesingi, et edu sulle, ei ole mõtet isegi öelda sellistele inimestele midagi. Satud varsti arsti juurde ja saad ise ka aru, et midagi puudu on ja noh, eks sa vaikselt ära hakkad surema sellise asja peale ja ega siin muud öelda ei olegi, et küll lõpuks siin maa peale tagasi toob keegi. Nii et tore, et need 2 müüti siis sai siin läbi arvutatud, võib-olla tulevastes videodes veel natuke võtan midagi sellist käsile, et ma ei tea, kui kellegil
küsimusi tekib, keskmine eestlane, julgesin kommenteerida Facebooki ega YouTube'i, kirjutage Messengeri siis, et millest te tahaksite, et Ivo räägib. Ja ühest asjast tahtsin veel nagu oma kogemuse põhjal kiirelt rääkida, et see Põhjamaade kliima nagu ja tippvorm, et miks mina ajastaks selle asja nagu siis sinna suve peale. Ongi see, et suvel on hulka lihtsam ringi kõndida oma madala rasvaprotsendiga, et mina ilmselt lükkan ta alla sinna 10 või siis 10 peale kuskile, et nii et chill on, et väga mingi võistlusvormi ma siit ometi ei hakka kuradi pingutama, et mõttetu ju, et kuna võistlema ma ju ei lähe. Vot, ja ongi, et kuskil talvel dieeti teha niimoodi, et suvel hakkate pihta ja siis talveks mingi hull vorm teha, et see on veits keeruline, ei soovita nagu, et igasugu need haigused ja asjad kipuvad kergemini külge tulema, et see immuunsüsteem ei pea nii hästi vastu, vähemalt minul ta nii on. Mulle need külmad ilmad ja asjad väga istu ja kevad, suvi, sügis niimoodi vormis olla on kõvasti toredam kui see vastik karge külm talv. Ja mul ongi lihtsalt see, et seekord ma ei ole mingis kaalunumbris kinni, et on mingi 80 näiteks, 5 või 4 on silme ees. Lihtsalt selline näide, et ma pean sinna pressima sisse, et mul ongi niimoodi, et näiteks ma panen 1 kuu eesmärgi 2 kilo või siis järgmine kuu näiteks jaanuar-veebruar võtame 3 kilo veebruariga alla ja nii ongi. Peale seda vaatame peeglisse, kaalume ennast, mõtleme, kuda enesetunne on, kuda selle võhmaga on, töö on veel Ivol on ju teha, pere on, kõigeks peab aega jaguma ja ma arvan, et ei teki probleemi selle kõigega. Ja nii ongi, et rohkem ei hakkagi siin pikemaks venitama seda asja. Arvan, et kuskil 3 nädala, 6 aja pärast teen järje sellele videole ehk siis teise osa ja räägin, kuda läinud on, kuda kaal on langenud, kas on raske olnud või mitte. Siiamaani see 2 kilo läks nagu lihtsalt niisama, see ei olnud üldse raske. Korraks võib-olla mõni päev kõht on tühi ja nii ongi. Ja mis seal ikka, tore, et vaatasite, tore, kui ma saan kellegiga aidata, kui ma saan kas üht inimest aidata nende kõikide videodega, siis minu eesmärk on täidetud ja hetkel ongi kõik. Kuskil saab subscribe'i panna, võite panna, kuskil saab like'i, dislike'i, kõik jutud ja Ivo läheb ära nüüd ülesse lapsega tegelema. Veel on aega, mis kell on 9. Veel jõuan 1,5 tundi vähemalt. Nii, tore, tšau, nägemist. Nii ja juba jõudsin kaamera argi pealt kõik maha kerida ja nägemist öelda ja siis tuli täitsa meelde, et mul olid isegi endast 103 kilosena pildid tehtud. Panen need siia korra taga taustale. Nii, üks pilt siis on siuke, kus ma olen täitsa loomulikult seisanud või 2 pilti. Ja teine pilt siis on selline, et kus ma kõhu sisse tõmbasin ja vägevat mängisin, et võiks ju siin luuletada ka, et kõik on hästi ja kõik on tore ja vaat kui hea Ivo näeb välja. Seal sott pluss kilo peal ja hull kuradi Arnold olen enda arust, aga sugugi nii ei ole, et räägin ikkagi ausat juttu siin ja mingit bullshit'i ei hakka ajama, on ju. Ja nii ongi, ühesõnaga, nüüd küll lõpetan video ära kiiresti. Jah, tore, et vaatasite ja head aega.